Tartust pärit Oskar Hoffmann päris oma kunstiande emalt, kelle peres samuti kunstiga tegeldi. Hoffmanni fotograafiateadmised olid oluliseks aluseks ka tema tulevases loomingus. Juba noore mehena esines ta näitustel ja 1872. aastal astus Düsseldorfi kunstiakadeemiasse. Samas linnas oli tal oma ateljee, kus koos hea sõbra kunstniku Gregor von Bochmanniga maailma asju arutati ning kes ka tema kunstilisele käekirjale teatavat mõju avaldas. Koos jagasid nad ka armastust Eesti külaelu kujutamise vastu. Käesolev teos pärineb just tema Düsseldorfi perioodist, 1870. aastate lõpust, mil ta juba tunnetas eestimaiste motiivide perspektiivikust. Maalil märkab tähelepanelik silm teisteski teostes kasutatud motiive tema loomingust. Näiteks kooguga kaev, madal lubjakarva maja, uduvines vaikselt seisvad tuuleveskid. Ka õhtust valgust on Hoffmann oma loomingus läbivalt armastanud kasutada. Selle soojad ja kergelt sombused värvingud loovad õdusa olustiku, mis hästi peegeldab septembrikuist Eestimaa õhtut. Arvestades, et tegu on ühe varaseima teadaoleva teosega Hoffmanni loomingus, on see ka tema loomebiograafia seisukohalt oluline ning motiivgi on haruldane. Tündersepp oma koormaga teel.